Aasta õpitegu. Kord tahtnud saare naised enesele uhkeid rahvarõivaid meisterdada, aga ei olnud selleks ei teadmisi ega kogemust. Kuid kanged saare naised ei jätnud jonni. Mandrilt kutsuti appi MTÜ Rahvarõivas ning abi paluti ka Kultuurkapitalilt ja kohaliku omaalgatuse programmilt. Vanu jooniseid ja tegumoodi koguti üle kogu kodumaa ning ära käidi isegi Soome muuseumites. 2 aastat kostis Nasva klubis vardaklõbinat ning singerimasina siristamist ja valmis need uhked rõivad saidki. Aga sellega asi ei lõppenud. Saare naised käivad sest peale regulaarselt koos, et kohvi ja kooki maitsta ning arutada, kellele järgmiseks rõivad valmistada või kellele seda iidset ja väärt kunsti õpetada. Nii, tere tulemast siis meie järjekordsele kokkusaamisele. Õnneks meil on ikka päris mitu korda peale lõpetamist vaja olnud oma rahvariideid tuulutada ja neid selga panna. Et meile kõigile suur aplaus. Me oleme siis võitnud üle-eestilise aasta õpiteo. Meie koolitusel oli väga mitu õpetajat, kes koolis õpilastele seda edasi annavad ja õpetavad neid rahvariideid valmistama ja samamoodi ringide juhendajad ja mõned inimesed näiteks õpetavad oma rahvamajades seda edasi. Et jah, see on õige, et 2 aasta jooksul need inimesed saavad ikkagi Saaremaa rahvariietest väga põhjalikud teadmised ja on valmis ka kas edasi andma oma õpetust või näiteks soovijatele, tellijatele valmistama neid rahvarõivaid siis enda selle kihelkonna või siis ka naaberkihelkonna rahvarõivaste järgi. Minu riided on Anseküla kihelkonna uuemat tüüpi rahvariided. Minu riided on Kärla kihelkonnast. Ja Kärla kihelkonnast sellepärast, et ma olen mitu põlve põline kärlakas. Minu rahvarõivas on pärit Karja kihelkonnast. Meie riided on tehtud Kaarma kihelkonnast. Meie riided on tehtud Kärla kihelkonnast. Mina kannan Püha kihelkonna naise rahvarõivaid. Minul on Jämaja kihelkonna rahvariided. Kui Saare naised 2 aasta jooksul valmistasid selle koolituse raames 30 rahvarõiva komplekti, siis aasta pärast on meil valmis veel 330 uut komplekti ja 5 aasta plaaniks on meil 1330 komplekti valmistada.